Tuul. 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 Tuuleenergia eelis päikeseenergia ees on kindlasti odavam ehitushind, sest sa saad ühe ühiku kohta rohkem energiat ja päikeseenergia puhul paraku paneelidest saadav kasutegur on väiksem kui siis tuuleenergiast ja tuulikutest saadav kasu. Tuul puhub ka siis, kui meil elektrienergiat on vaja talveperioodil, et päike on meil suvel enamasti soojade ilmadega, et vähemalt kodutarbijatel seda päikeseenergiat vaja ei ole. Aga tuuleenergiat on vaja, sest ta puhub just siis, kui meil on pime, meil on sooja vaja, meil on elektrit vaja, nii et tuul. Sopi-Tootsi on tegelikult ehe näide tuule ja päikse kooslusest. Et kuna Sopi-Tootsi on ka hübriidpark, siis kui tuult ei ole, siis on päikest ja vastupidi, et kui päikest ei ole, on tuult. Tuulepark oma olemuselt on hästi lihtne seade, et tuuleenergiat on juba aastasadu kasutatud, et siis midagi teha sellest, et vanasti jahvatati vilja, kuid mingi aeg saadi aru, et võiks ka elektrit sellest teha. Ehk siis tuulepark siis oma labadega püüab kinni tuule, seal tekib pöördmoment ja siis pöördmomendi abil pannakse tööle generaator ja generaatorist tuleb elekter, mis siis läheb elektrivõrku. Tuulikute kogukaal on circa 900 tonni ja tuulik ise koosneb 7 torniosast, torni otsa siis kondel, kondli siis drivetrain, kondli külge haab ja haabi külge siis lähevad labad. Ja vundament seal all on siis circa 2500 tonni, mis seda tuulikut püsti hoiab ja on circa 4 meetri sügavune maa sees olev betoonkonstruktsioon. Selleks, et tuulik käima läheks, on vaja minimaalselt 3 meetrit sekundis tuult. Ehk siis väga tuulevaiksetel päevadel kahjuks jah, tuulikud ei tooda, aga selliseid päevi on ikkagi suhteliselt vähe, sest alates 3 meetrist sekundis tuulik käivitub automaatselt ja lülitub välja, kui tuulekiirus läheb suuremaks kui 25 meetrit sekundis. Siis ta pöörab ennast labat tuulest välja ja jääb seisma. Ma arvan, et on 3 suurt aspekti, millele tuleb tugineda. Et üks on see, et kuhu see tuulepark tuleb, siis kindlasti ka kohalik vaatest, et oleks kõik nii-öelda need piirnormid ka täidetud, et ei oleks ei müra ega varjutuse poole pealt ka. Ja kindlasti keskkonnavaate poolelt ka, et me kuidagi siis keskkonda nii-öelda kahjustab. Üldjuhul need planeerimised võtavadki kõige kauem aega, ehk siis väga kaua tuleb mõelda, kuidas, kuna tuulepark on ka oma olemuselt, siis seadus nimetatakse olulise ruumilise mõjuga ehitis, siis seal on veel eraldi pikem protsess. Ehk siis on vaja hinnata ära mõjud, on vaja teha avalikke arutelusid, tutvustada tuulepargi planeeringut inimestele ja siis kas vallavalitsus või olenev planeeringu astmes, siis peab otsustama. Ja kui see planeering on tehtud, siis saab juba lihtsama töö kallale minna ehk ehitamine. Et ehitamine oma olemuselt ei ole midagi keerulist, et vundamendid, elekterteed ja siis tulevad tuulikutarnijad ja panevad tuulikud püsti. Eestis see pigem on raske, sest meie planeerimise protsessid võtavad väga kaua aega. Neid ka muudetakse nüüd pidevalt, et need tuulepargid, mis praegu on ehitatud, on teinud planeeringu ära juba 10 aastat või umbes nii tagasi. Ehk praegu ei ole ühtegi tuuleparki ehitatud, mis oleks tehtud planeerimisseadusel, mis hakkas kehtima 2015 aastast alates. Ehk siis 9 aastat põhimõtteliselt me ei ole saanud uutele tuuleparkidele ehitamiseks lube. Ministeerium küll teeb tööd ja on viimased aastad muutud seda planeerimisprotsessi, aga hetkel veel tulemusi ei ole. Ja teistpidi on ka see, et selleks, et tuuleparki planeerida, on vaja hinnata keskkonnamõju. Ja meil on väga vedanud, et Eestis on väga palju loodust, linde ja siis nende uuringute käigus me avastamegi väga palju pesapuid ja uusi linde. Kui planeering teoreetiliselt võiks võtta aega 2-3 aastat, et läbida kõik need protsessid, siis reaalselt 4-5 aastat tundub olevat suhteliselt minimaalne, et planeeringuga saada ühele poole. Eesti on selles mõttes unikaalses positsioonis, et meil on päris palju mereala, mis sobib meretuuleparkidele
ja meil on ka maismaa-ala, mis sobib maismaa tuuleparkidele. Et meil on hajaasustus ja neid positsioone või kohti, kuhu tuuleparkis rajada ikkagi leidub. Et ongi mõne teise riigiga, kus on tihedam asustus või mägisem piirkond, edasi on palju raskem leida sobivaid kohti tuuleparkidele. Tuuleparkide toodangu sesoonsus aastate lõikes on 20% toodangust, ehk ta ei ole väga suur. Et võib olla väga kehva tuuleaastaga aastaid, võib olla ka väga häid. Tulenevalt kliimamuutustest pigem on prognoos, et meil siin tuulekiirused hakkavad kasvama, ehk meie nii-öelda tuuleenergia potentsiaal ja toodang võiks ka hakata kasvama, kuid see võtab siin 10 aastaid ilmselt aega, enne kui väga suurt mõju hakkab avaldama. Siis on veel kuine varieeruvus, et me teame, et tuulepargid pigem toodavad sügisest kuni kevadeni ja väga hästi läheb see kokku päikeseenergiaga. Et sellel perioodil, kui tuuleenergiat on vähem, on meil rohkem päikeseenergiat, et väga hästi sobituvad omavahel. Sopi-Tootsi tuulepark on siis üks Baltikumi suuremaid tuuleparke. Seal on 38 tuulikut hetkel, 255 megavatti. Et planeering sai alguse juba 2010 aastal ning selle planeeringu järgi võiks sinna rajata veel 8 tuulikut ehk 46 tuulikut. Lisaks Enefit Green siis rajab ka sinna kõrvale päikesepargi, mis teeb temast siis kõige suurema taastuvega tootmisala. Et need numbrid ei pruugi palju öelda, aga tegelikult me toodame seal circa 10% Eesti kogu elektritarnimisest, mis on väga suur kogus. Tegemist on ammendunud turbamaardlaga, kus siis 2012 või 13 aastal läks kinni vana briketivabrik ja seetõttu, kui seda planeeringut sai algatud ka, inimesed alati küsisid, et kas siia või millal juba ehitama hakata. Ehk siis inimesed väga tahtsid, et tuleks positiivne muutus antud piirkonda, sest kogu see Tootsi küla on ka tekkinud sellest, et sinna tekkis tööstus, tekkis turbakaevandus, tekkis briketivabrik ja ühe nii-öelda valdkonna sulgemisel oli loomulik, et oodatakse mingit muutust. Ja mul on väga hea meel, et ta nüüd õnnestunud on. Tegelikult projekti algus oli umbes 2010 aasta lõpupoole, kus siis kohalik vallavanem ja maavanem tegelikult siis mõtlesid pikalt, et mida teha ammendunud turbaväljaga. Ja neil tekkis selline geniaalne mõte, et see võiks olla tuulepark. Ja 2010 aasta lõpus siis kutsutigi kokku tegelikult ka Eesti Energiast osalised arutamaks, et kas oleks reaalne üldse sellist parki nii-öelda sinna rajada. Et see oli tegelikult projekti algus. Ja kohe pärast seda alustati teemaplaneeringuga ja teemaplaneering kinnitati 2016 aastalt vahetult enne minu liitumist Eesti Energiaga, ehk siis sellel hetkel oli projekt valmis ehitamiseks. Ja projekt üldse jaguneb tegelikult 2 etappi eluealiselt, et 2010 kuni 2020 ja siis 2022 kuni siis tänase päevani, ehk siis esimeses etapis me ka 2016 aastal jõudsime ehitamise alustamiseni, aga paraku pärast ehitamise alustamist takerdus see projekt erinevatesse kohtuvaidlustesse ja 2020 siis päriselt nagu peatasime kõik tegevused selle projektiga. Ja taas alustasime siis 2022, kus siis 22. detsembril sõlmiti investeerimisotsus, nüüd siis juba nimega Sopi-Tootsi tuulepark rajamiseks ja investeerimisotsus oli maksumusega 305 miljonit eurot. Nii et see oli siis selle projekti teise etapi nii-öelda algusaeg. 23 aasta alguses alustasime kohe ehitamisega, siis alustuseks oli vaja veed alla saada, et üldse ehitusega alustada. See läks meile edukalt ja siis teed saimegi juba tegelikult 23 aasta lõpuks valmis, kus siis 23 aasta keskel, kui teed juba osaliselt valmis olid, saime ligipääsu tuuliku fundamentidele, positsioonidele ja hakkasime vundamente rajama. Teed valmisid 23 lõpus, nagu ütlesin, eks ole, ja 24 aasta veebruaris olid meil juba ka vundamendid valmis. Ja tuulikute püstitamisega alustasime 15 aprill ja tuulikute püstitamine lõppes siis 4. septembril käesoleval aastal, et kokku siis 123 tööpäeva kulus tuulikute püstitamiseks. Osade tarne toimus siis niimoodi, et tuulikute labad valmistati Indias, kõik labad on valmistatud käsitööna. Torniosad tõime Indoneesiast ja
siis kondli ja kõik muu, mis kondli sisse läheb, tõime Hispaaniast. Ja transportisime siis meritsi Paldiski sadamasse ja Paldiski sadamas siis mööda maad Tootsi Alevisse ja labad transportisime mööda Tallinn-Pärnu maanteed ja kõik muud detailid tulid siis mööda Tallinn-Rapla-Kergu maanteed. Kohalikud elanikud olid tegelikult ju väga huvitatud, et see park sinna tuleks, sest 2010. aastal suleti kohalik briketivabrik ja paljud elanikud jäid tegelikult tööta ja tundus justkui, et sellel hetkel alev hakkab välja surema. Ja väga elanikud tegelikult pooldasid, et tekiks selline uus areng, uus hingamine tuulepargi näol, sest lisaks sellele tuulepargile oleme me tegelikult täna võimaldamas ka arendada seda piirkonda edasi, kas siis tööstuspargi näol, et meil on väga suured võimsused seal kohapeal olemas, reservid, mida saame jagada, otseliiniga anda tööstustele soodsamat elektrit, et tegelikult see on kohalikele elanikele väga positiivse mõjuga projekt olnud. Lisaks me siis asfalteerisime ära Tööstuse tänava Tootsi Alevis, mis samuti tegelikult ju kohaliku kogukonna heaks on tehtud. See tekitab siia piirkonda uusi võimalusi ja uusi töökohti samamoodi. No Sopi-Tootsi on kindlasti eriline mitmest aspektist, et esiteks ta on insenertehniliselt väga põnev projekt, kus siis Eestis ei ole ühtegi tuuleparki ehitatud turbarappa. Et kogu see nii-öelda veetasapinna reguleerimine ja vundamentide rajamine, teede rajamine sellisesse keskkonda oli kindlasti insenertehniliselt väga põnev väljakutse, eks ole. No, Sopi-Tootsi on Baltimaade suurim hübriidpark. Ma arvan, see teeb teda eriliseks. Tänane eluiga tuulikutel on 30 aastat. Suure tõenäosusega pärast selle 30 aasta möödumist pikendatakse tuulikute eluiga ja seda on võimalik teha väga lihtsal moel. Nimelt, kui tuulikuid on korrapäraselt 30 aastat hooldatud, siis ilmselt vajavad väljavahetamist mõned tuuliku detailid, aga tuulik kui selline saab kindlasti seal edasi töötada. Kui ka see aeg saab mööda, siis tegelikult 90% sellest tuulikust on taaskasutatav. Torn on terasest, teras on väga lihtsasti ümber töödeldav. Vundament seal all, eks ole, on betonkonstruktsioon, mis on võimalik purustada, dekonstruktsioonides järgmistes ära kasutada. Võib-olla kõige suurem küsimus on labade taaskasutamine, aga ka seal on tegelikult täna juba maailmas väga palju lahendusi, kus siis on võimalik lavasid lihtsalt disainelementidena kasutada, kusagil sillapiiretes, eks ole, jalakäijatele käigusildades, aga ka on võimalik purustada labad pulbriks ja kasutada seda saadud pulbrit teedeehituskonstruktsioonides näiteks või siis kusagil betonkonstruktsioonides. Nii et need lahendused on tegelikult täna olemas ja ma usun, et 30 aasta pärast, kui tuulikute selline esimene eluiga on lõppemisjärgus, siis selleks ajaks on kindlasti neid lahendusi veel rohkem.